Tere taas, head võrkpallijälgijad. Me oleme siin meie, mis on podcast või? Ei ole, taskuhääling vist on meil. Otsevõrgus taskuhääling number 2. Me tegelikult ei teadnud, et me teeme ka teise osa, aga siin me oleme. Pidime tegelikult seda lindistama juba eile reede õhtul, aga mina ei saanud Saaremaalt tulema ja sina vist olid kalal või? Ma nägin pilte, ma nägin kuskil olid. Kalal ikka, ega vaba hetk on, tuleb kohe minna, et ega ei saa. Ja kus on siis? Kalad on suitsuahjus praegu, tulevad välja, kui me lõpetame, siis on väljas kohe. Et me seda kala osa ei saa ikka kuidagi sisse siia toodud, et... Ja, võrgus oli kala, midagi saime ikka. Midagi oli võrgus. Midagi oli, jah. Otse võrgust ja lestad olid seekord võrgus. Ja suitsulest tuleb kohe ahjust välja, ilusad, suured, pirakad, ägedad, pärast saame maitsida kohe. Tead, kui see kolmas osa peaks tulema, aga ma ei tea, see on siuke ettevalmistus, et see äkki peaks kalarestos tegema. Nõus, iga kell lähme. Et Dirhami kalaresto, kui sa meid vaatad, siis tuleme, me tuleme, jah. Nii, aga nüüd siis, nagu mainisin, meil on laupäeva hommik. Oleme siin Tiigi tänava stuudios ja ongi võib-olla parem täna hommikul teha, see on hommikul kohvi ja sul on, Raigo, hea ligi tulla ka 300 meetrit. Vaatasin, tulid ikkagi autoga millegi pärast. Jah, ei tea ju kaua läheb, et kuidas läheb. Et seda ei tea tõesti. Nii, aga miks me siis otsustasime, et me teeme selle teise osa veel, oli ju põhjus, et kõigepealt peaks olema millestki rääkida. No rääkida meil nüüd on ja nimetame selle selliseks CEF-eri mängu ootuses saateks aga enne kui põhiteemani, siis räägime natuke hooaja algusest, et meil on siis hooaeg on alanud, võtad sise Balti liigas 3 mängu mängitud ja seal küll vist teisel kohal, aga Kaunas on vähe rohkem väljakul olnud. Kuidas algus tundub praegu, et... Jah, Balti liiga on peale hakanud, esimesed mängud on olnud, esimene kohe sellise eelmise aasta finalistiga Kaunasega. Väike muutus seal on toimunud, väga hea sidemängija türklane oli siis ikkagi lahkunud võistkonnast, aga asemel oli teised sidemängijad. Jah, nemad selle kvaliteediga kindlasti ei olnud, kui see oli see eelmise aasta side. Aga jah, see oli selline üks tõsisemaid mänge praegu Balti liigas ikkagi, et esimene mäng me ei osanud midagi oodata vastasest, me ei teadnud, mis seal on, eks saalis paistis, kohanesime kiiremini kui vastane ja 3-0 see mäng tuli meile. Järgmisel päeval oli Leedu U18 võistkond, sellega saime mängida meie nii-öelda teise koosseisuga, et ei pidanudki põhikoosseisuga mängima, et oli täpselt paras meile vastane ja samamoodi 3-0. Ja keda me natukene ette valmistasime korralikumalt, oli RSU võistkond ikkagi ka tugev võistkond, aga kahjuks on sealt ka ikkagi päris mitmed mängijad lahkunud sellest võistkonnast sealt ja punktiliselt ja skooriliselt oli nagu kõige kindlam võita. Aga me mängisime väga hea mängu selle mängu, et seal nagu ei andnud vastasel üldse hingata ja meil kõik nagu õnnestus, et RSU omad põhjused, miks tal oli seal, et ta ei saanud meile vastu, küll olid haiged, küll muud asjad, aga see oli nagu nende võistkonna. Ühesõnaga hooaeg on alanud vastavalt nagu siis ootuspäraselt. Ootuspäraselt pigem, jah. Okay. Mida oled jõudnud siis enda võistkonnast, nii-öelda on seal kõik oodatud tasemel praegu või mis on seal muutused või? Jah, eks me praegu ei ole kindlasti veel sellises tippvormis või selles, et siin on veel aega minna selleni veel, et me proovime siin järjest iga mänguga natukene paremaks saada ja kindlasti katsetame erinevaid asju siin mängudes, et igal mängul on omad ülesanded ja tahame seal ikkagi nendeks CEF-mängudeks olla ikkagi kõige paremas hoos, et näidata rahvale, mida me suudame. Just. Kuule, ühe asja ma unustasin üldse ära. Hooaeg algas hoopis ühe täiesti uue võistlus, Balti karikas või superkarikas, et see õnnestus ju ära võita. Jah, see õnnestus võita ja võtsin ka selle karika korraks siia kaasa. Saab näidata, näed, siin see õnnestus meil ära võita ja tüdrukud tegid tubli töö, 2 võitu ja sealt küll üks geimi kaotus oli RSU-le, aga
üldpilt oli mängudel hea, et nii varajase hooaja kohta, et jäime rahule. Ja. Okei, üks on käes, palju neid veel tuleb see aasta siis? 3. 3 tuleb veel, jah. Selge. Nii, aga väga hea, selle võtame sinna, kus sa hoiad seda kodus või? Ei tea, vaatame. Nii, väga hea. Ja siis on veel 28 oktoober äkki, jah, et algavad ka karikavõistlused. Karikavõistlusi pole veel jõudnud mängida, et see algab siis, kas see oli Viljandiga? Meil on Viljandiga, jah, 19.30 on mäng Viljandis, ka meil kindlasti väga vajalik mäng enne CEF-i. Ja ma ei hakka seal täpsustama, kuidas me ja mida me mängime seal, et aga see on meile jah, teisipäeva õhtul sõidame Viljandisse ja ega ei oskagi öelda, mis seal täpselt. Okei. Ja meeldetuletuseks siis karikavõistlused see aasta lõppevad või kulmineeruvad siis väga suurejoonelise finaaliga 21. detsember või? Jah, 21. detsember ja Unibet Arena. Unibet Arena, just. Teeme publiku rekordi seal ka siis. Just. Nii, ja muidugi, see nüüd jälle näitab, kui hästi me oleme ettevalmistunud. Praegu tuli meelde, hooaja alguses meil oli veel ühe Soome satsiga veel mängud. No jah, need olid puhtalt treeningmängud ja me saime tegelikult väga häid geime sealt ja Soome sats oli tasemel sats ja ma küll ei ole jälginud, kuidas neil praegu läinud on seal Soomes ja mis seisus nad on, aga meie jaoks oli... Nad mängivad ka seda CEF-i? Nad mängivad ka CEF-i ja kellega, ma ei oska praegu hetkel ütelda, kellega nad mängivad. Just. Nii, aga siis nii-öelda saate põhiteema juurde, et nagu siin hellitavalt kutsusime CEF mängu ootuses, et kui täna on meil kas 9 või 10 päeva jäänud veel mänguni, et jah, 9 vist jah, et kuidas seda täpselt lugeda, on siis 4. november, et kuidas siis trennides on juba tunda, et on siis tüdrukud juba ärevuses või on kuidagi teistmoodi? Jah, pigem trennides otse, kui see trenniaeg hakkab, siis nagu seda ei paista, et tehakse oma tööd, rutiinset tööd, mis viib sinnani, aga enne ja pärast on ikkagi seda ärevust tunda, et kõik on selle mängu ootuses ja kõik panustavad selle mängu heaks, et seal õnnestub. Aga trennis jah, otseselt meid see mäng ei sega, et me teeme seda tööd, mida tavaliselt. Ja treenerid on ka ärevuses? Kindlasti on, et ega meil ka esmakordne kogemus sellisel tasemel mängida ja proovida vaadata, et aga ma ka nagu ei mõtle üle selle mänguga, et tähtis on see. Just. Siis Rabotnitški Skopje on siis meie vastane, et mis me oleme vastast saanud teha üldse mingit teeluuret, ega seal Balkani poolt väga hästi mingid videoid kätte saada vist ei õnnestu. Jah, eks seal ka mõned videod, mis me oleme sealt ikkagi YouTube'ist kätte saanud, oleme need läbi töötanud, läbi vaadanud, treeneritega samamoodi mingid analüüsid teinud. Võistkonnaga liitus üks selline kohalik staarmängija, kes on ka mitmel pool Euroopas mänginud, et Tamara Stojanova, et oli kohalik jah, aga selles mõttes tema tase video pealt on väga korralik, väga hea tase, et kindlasti meie jaoks kõige ohtlikum mängija. Ehk siis palju seda videomaterjali siis on kätte õnnestunud saada? Meil on õnnestunud saada selline 2-3 videot, mida me oleme saanud nagu vaadata sellest võistkonnast ja läbi töötada. See on siis see koosseis, mis see on see koosseis numbriliselt, mis on nagu CEF ülesandmisega klapib numbriliselt, et eks me trennis ka neid natukene kasutame ja teeme juba neid, imiteerime neid vastaseid ja tegeleme nende pidurdamisega, et töö käib. Ja mis esmane mulje nagu on, et... Esmane mulje on see, et kõik on võimalik. Et kõik on võimalik, selle vastasega ei taha kuskilt siit ütelda, et meie oleme peajagu üle ja nemad on või on nemad peajagu üle, et pigem otsustatakse saalis, meie kasuks räägib kodusaal, kodupublik, et meie jaoks otsustab, on see nagu oluline. Publikust rääkides, siis me oleme rääkinud, et see, ütleme, sportlikus mõttes see on selline väga põnev ja vastasseis, mis õnnestub tekitada, et aga see ka sellise publiku arvu ees mängida, ütleme, see on selline psühholoogiline pool, et see on ka mängijatele paljudele väga nagu uus kogemus, sellist, ütleme, see võistluspäev, mida me selle ette kujutame, siis
ma eeldan, naiste võrkpallist saab ainult koondise tasemel sellist melu, et kuidas sa olete sellele kuidagi eraldi mõelnud, et see verest välja lööks? Ei, no kindlasti mängijad on ju nii kogenud meil, et pooled mängijad vähemalt, et nemad nagu ei pane tähele, kas seal on 10 tükki või 510 inimest, et nemad mängivad oma mängu ikka ära, et seal nagu, et kellelgi jalg värisema hakkab, seda ma nagu üldse ei karda, et selle suure publiku ees, mis meil siin on oodata siin ikkagi, et ma näen, et me suudame paremini äkki hakkama saada kui vastasvõistkond. Ja siis see korraldustöö selle mängu osas siis käib, et kindlasti on Raevala inimesed pannud tähele, meil on siin välireklaamid üleval nii Jüris, Järvekülas, Peetris, see 4. sai ka kuskil üles bänner või veel ei saanud? Kindlasti kuskil on. Kindlasti kuskil on. No sul kodus ikka vist. Aga selle mängu teeb eriliseks ka mitte ainult siis seesama liigaga, sest liigast tulenevalt ka see korralduslik pool, et mis ma siin veel saan rääkida, et seda kõike tuleb jälgimagi CEF-i eraldi veel delegaat ja meil on teada siis ka kohtunikud tulevad siis info nüüd on õige, peaks olema siis Rootsist, Fääri saartelt ja Šveitsist. Ja see rootslane vist on, eks ju, 2 mängul on rootslane, 1 on Fääri saare, teisel oli vist Šveitsist. Ja tuleb eraldi veel ka Soomest üks delegaat järgima, et siis kõik see tegevus oleks vastavalt reeglitele. Mida veel peab mainima, ja see on väga oluline, teleülekannet sellest mängust ei toimu, sellepärast et CEF-i nõuded telepildile on niivõrd kõrged, et ja kahjuks täna veel meediamajade võib-olla selline huvi sellisel tasemel mängu ülekandmiseks puudub. Piletimüügist. Piletimüük on meil alanud, seetõttu kutsungi kõiki üles ostma pileteid. Meil on seal 380 kohta vist, jah. Et kuna seal külgmisi kohti ei saa välja müüa, sellepärast et see lähevad kasutusse, siis tõepoolest me ootame sinna täismaja, et huvi on juba täna päris suur ja 4.–5. november siis kutsume saali vaatama. Mida veel? Meil on selline ajakava seal ka, saate kõike tegelikult piletikeskusest vaadata, see info on seal üleval. Mis on oluline öelda see, et kui mäng hakkab kell 7, siis me tõesti ootame inimesi varem saali juba, et uksed on avatud kell 5 ja esmakordselt avame seal ka mängueelse sellise baarkohviku. Ma tean, et sellise meeleolu tekitava joogiloa osas siin Rain ka täna tegeleb. Ehk et vältida ka seda, et jõuda leida see täpselt parim koht saalis, siis tasub tulla varem. Jah, kindlasti, et seal on ka, mis kelle see DJ alustas seal juba, kas 17.30 oli või? No jah, just. Et olge saalis ja võtke parem koht ära, et pärast kuskil nurga taga ei pea istuma. Just, aga suuremalt pilti vaadates äkki räägid veel oma sõnadega, et miks on oluline, et iga võrkpalli fänn peaks tulema saali seda mängu vaatama? Jah, et sellist rahvusvahelist taset on ikkagi Eesti pinnal nagu vähe, et saavad ainult koondislased, mõned mängud siin suve jooksul ja ongi praktiliselt kõik, eks ju, et ei mängi naised väga tihti. See CEF karikasari ka ju eelnev võistkond mängis ju 10 aastat tagasi seda sarja. Et 10 aastat pole nagu käinud selles sarjas keegi Eesti naistest ja koondise mängud on siis ainult parimad, eks ju, saavad seal olla, et praegu on võimalus ka teistel natukene nuusutada seda CEF-karika lõhna seal, et kuidas need mängud välja näevad seal. Ja, aga ma lisan ühe põhjuse veel, miks peab saali tulema, et sa seda veel ei tea, aga meil on siin üks väga toetaja Stokker ja tervitame siinkohal Priitu, kes vaata nüüd seda pani välja sellise asja, et see on, ma kohe printisin isegi välja. Kaja Loode. Ei ole, see on akuga raadio Milwaukee'lt ja selle saad võtta igal poole kaasa. See on oota, selline hea
Bluetooth liides võimaldab edastada muusikat kuni 30,48 meetri kauguselt nutitelefonist. Ma pole nii täpselt määratust veel näinud. Ja käib kaasa veel ka lisaaku. Nii et see on kokku 400 € auhind. Ohoo, ülikõva. Selles mõttes Priit veel kord tänud, see on väga äge ja neid on meil 2 tükki, et mõlemal mängul siis, kas ta nüüd läheb publiku auhinnaks või siis kuidas me ta jagame, aga tasub tulla saali, et selline vägev asi läheb siis fännide vahel jagamiseks. Tõstan siit teest ära. Nii, ja mida veel? Kuidas treener ise valmistub selleks mänguks? Noh, eks treener ka valmistub, et vahepeal jälle vaatad seda mängu seal ja analüüsid ja teed ja paned kirja midagi ja trennis kasutad neid asju, mida pead nagu vajalikuks ja mida ega liigse infoga ka nagu ei tasu võistkonda kurnata seal, et mis seal iga pisiasjadega, et ikkagi vaatame seda, mis on oluline selles mängus ja võtame nad ikkagi ükshaaval need mängijad lahti ja ikkagi ettevalmistus käib selleks, et. Just. Ühesõnaga, mis täna peaks kõlama siis jääma on see, et kui me ajame sellist kogukondlikku asja, siis täna on see koht, kus tulla, näidata oma toetust, mitte ainult siit, aga kaugemalt, see on suur asi ja tulge ja üritame siit edasi saada, et nüüd sul on meeles, kes järgmine vastane on, jah? Järgmine vastane on ka teada, aga väga kõva häälega sellest ei räägi veel kindlasti, et valmistume selleks Rabotnitški mänguks ja vaatame, mis seal on, et aga veel kord ütlen, et kõik on võimalik, lähme täiega mängima, kindlasti mitte kaotama. Jah, te kuulsite seda siit. Treener ütles 16-kordse Makedoonia meistri vastu, kõik on võimalik. Kõik on võimalik, jah. Nii et tulge saali ja paneme siit edasi. Nõus. Ja, väga hea. Aitäh.